Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalus toimub sellisel aadressi nagu Vase 10 ja mul on täna abiliseks armeenlane Armen. Tere Armen. Tere, Priidu. Küsin siis, et Armenilt ise, et kus me nüüd täna oleme? Me oleme Armeenia kultuurikeskusest ja siin asub ka Armeenia rahvusühingu kantselei ja meelega näitaksime nüüd siin lipp olemas, Eesti Vabariigi lipp ja Armeenia Vabariigi lipp. Ja see on selline sümbol, mis näitab meil sõprus. Kuna Armeenia on olemas Armeenia kirik Eestis ja üle maailma ja Armeenia kirik on väga vana kirik aastatest 300, siis mul õnnestus tuttavaks saada Armeniga ja ma palusin, et äkki õnnestub tema koos hommikupalust läbi viia ja tutvustada Armeenia kirikut ja Armeeniat. Palun istume. Armeen on ise olnud Eestis, ma saan aru, üle 30 aasta ja räägib puhtalt eesti keelt. Siin isegi on minu poeg, kes küll räägivad eesti keelt ja minu vanemad siin elasid ja üldiselt me tunneme, et me oleme meie kodumaal, sellepärast Eesti on alati olnud väga lahke ja meile kõigi. Me oleme rahvusvähemused, aga alati tunneme lahkust. Piibliga on huvitav asi see, et piibel on algselt 3 keeles, aramea keeles, kreeka keeles ja heebrea keeles. Ja aramea keel on siis Armeenia üks keeltest. Ja meie keele juures on ja kirikus, Armeenia kirikus toimuvad siiamaani veel vana armeenia keeles. Ja me saame täna lõpus armeenia keeles ka palvata. Väga tore. Mis siin tehakse siin hoones? Meil on olemas Armeenia pühapäevakool siin hoones. Muidugi toimuvad ka vastuvõtud ja oleme sellises paigas, kus toimuvad ka hommikupalved ja palvetunnid. Et Armeenia kultuur on tugevalt seotud usuga? Ja see ongi sügav traditsioon ja täpselt samamoodi meie väikese rahvas siin Eestis elab. Väga tore. Täna joome ka Armeenia vett. Väga vesi on Armeenias. Ma siin edasi loen veel piiblist 2 salmi ja loen salmide raamatust 34. peatükist. Issand on ligi neile, kes on murtud südamel ja päästab need, kellel on usutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga issand tõmbab tema neist kõigist välja. Elus on hetki, kui kõik tundub olevat sassis. Lähedase kaotus, ootamatud kannatused, südamevalu. Need kogemused teevad haiget. Kaotusi on mitmesuguseid. Mõni kaotab vanema, mõni abikaasa, lapselapse või sõbra. Aga ka töökaotus, tervise halvenemine, unistuste purunemine või isegi vaimne üksindus võivad jätta hinge sügava haava. Igaüks neist võib panna meid tundma, nagu oleksime kaotanud siin elus suuna. Aga Jumal ei ole kaugel ka siis, kui me teda ei näe. Tema on kudumas meie elust mustrid, mida me alles hiljem mõistame. Algusmõtted, mida mõtlesin jagada. Ja siit edasi laulame 2 laulu. See laul Mind vii kui ingli käe. Ja on ka siin nähtamatus maailmas, piibel räägib ka inglid, kes siin tegutsevad ja mõnikord me tajume või kogeme nende Jumala kätt siis, kuidas ingel on mingil momendil vahele andnud oma käe. Mul hiljaaegu oma pojale kukkus suur kapp oli selline alt laiem osa, keskelt riiulite osa ja ülevalt jälle laiem osa. Ta läks turnima sinna, see oli nädal aega tagasi. Ja see ülemine osa kukkus talle peale täiesti kappide vahele. Ja siis ma karjumise peale läksin sinna kohale. Vastu talle siin käe peal ainult kerge marrastus ja ülejäänud oli tal korras. Ja mul oli suur tänu Jumalale, et ta niimoodi päästis mu poja, et ta nii kergelt pääses sellest kappi alla jäämisest. Ja laulame nüüd Mind vii kui ingli käe.
mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mu eest ainult tornan ja mina ma näen, tuulekanna koju mind siin. Hulk inimeid reast mul annavad käe, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Sa olla sa suur ja hea, tuulekanna koju mind siin. Mu sõbrad seal ma saun ka, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mu kaune päev õõtsaid tuli, tuulekanna koju mind siin. Armin ma puhtaks sain, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tuulekanna koju mind siin. Teiseks laulust on võimalik veel laulda, õnnista ja hoia. Õnnista ja hoia, vaimuga meid võia. Oma palet õnnista sa, Issand ja meid valgusta. Igal ajal jäämu meile sinu rahu. Oma vaimu anna sa, endaga meid ühenda. Aamen, 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 päästja nime kiitkem. Meie Issand oled sa, esimene viimega. Nüüd edasi sõnumi juurde ja sõnumi alguseks ennem kui meile Armen sõnumit jagab, ma loen loo. On lugusid, mis kõnelevad sügavamalt kui 1000 õpetust ja üks neist on lugu väikesest tüdrukust, kes vaatas, kuidas tema ema pudus ilusat kangast suurel kangasteljel. Tüdruk istus ema jalgade juures ja nägi ainult niite, mis rippusid segamini ja kaootiliselt. Talle tundus, et sellest ei tule midagi ilusat. Ema, miks sa niite nii sassi ajab? Küsis tüdruk. Ema naeratas ja vastas, oota kullake. Kui ma lõpetan, siis ma näitan sulle. Möödusid nädalad ja lõpuks kutsus ema tütre enda kõrvale ning tõstis ta toolile, et ta näeks tööd ülevalt poolt. Tüdruk ahetas. See, mis alt tundus segane ja lootusetu, oli pealt vaadates imeliselt kaunis muster. Ma nägin ainult segadust, aga sina tegid midagi nii ilusat, hüüdis ta. Jah, ütles ema, õrnalt. Nii on ka Jumalaga. Elus me näeme vaid alumist poolt, valu, segadust, kaotust, aga tema näeb kogu pilti. Ühel päeval näeme ka meie ja mõistame, et isegi kaotus oli osa millestki kaunist. Nii, see oli üks ilus lugu siia algusesse.
austatud kristlikud vennad, politseinikud, vennad ja õed, sest ma kuulsin, et usklike hulgas ka naised ja mehed koos. Nagu öeldi, minu nimi on Armel, aga veel ma lisaksin, et ma olen töötanud Tallinna vanglas kaplanina ka, sest hea meel, et politseikaplan Priidu võimaldas sellist usaldust praegu hommikuvara, aga hommikupalvus ongi suhe Jumalaga ja need mõtted hea meelega ma jagaksin. Täna tulin teie ette kui vend Kristuses, kui mees, kes on oma teenistuse jooksul näinud nii inimhinge kuristikku kui ka selle lunastavat valgust. Praegu teenin ma Eesti Kristlikus Ühingus, kes nime kannab Messias, kes on Kristus, kes ütles, mina olen tee, tõde ja elu, Johannese 14:6. Jeesuse sõnum on täna aktuaalne nagu kunagi 150 000 eestlastest ja 2,64 miljardist kristlasest maailmas usub, et Jumal on armastav isa, kes toetab ka täna politseikaplani teenistust. Täname taevast isa selle ööpäeva ja hommikupalve eest, mis on meile kingitus. Täname valguse eest, mis ajab pimeduse laiali ja looduse eest, mis kutsub meid tegutsema. Palume, et Jumal juhataks meid kõigi oma tarkuse ja helduse teedel. Armsad vennad, teie töö on ühiskonna jaoks hindamatu. Iga päev seisades silmitsi väljakutsedega, mida paljud ei näe ega mõista. Te olete need, kes lähevad esimesena sündmuspaigale, otsivad kadunud, hoiavad korda, astuvad vastu kurjale ja toovad turvatunde. Sageli tundub maailm meie ümber segaduses, konfliktid, nagu rääkis selles loos, kuritegevus, loodusetus. Kuid täna tahan jagada teile sõnumit loodusest ja kindlusest. Jumal on kord ja valgus ka kõige suuremas kaoses. Kui Jeesus tuli Nazaretisse, selline linn, kus asus sünagoog, ta avas Jesaja raamatu ja luges, issanda vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud kuulutama rõõmu sõnumit vaestele. Ta on läbitanud mind kuulutama vangidele vabastust ja pimedatele nägemise taastamist, rõhutuid vabaks laskma. Kuulutama issanda meelepärast aastat ja siis ütles ta, täna on see kiri teie kuuldes täide läinud. Jeesus kuulutas vabadust, taastamist ja loodust. Ta tuli toonaste inimeste keskele, kes elasid Rooma okupatsiooni ja ebaõigluse all. Kuid tema sõnum ei olnud poliitiline, vaid taastav ja sisemine. Ta tuli tooma uut elu. Ta kutsus Jumalat isaks. Õpetas, et saame meele paranduse läbi uuesti sündida Jumala omadeks. Politseikaplan Priidu, see mõnus lugu väikesest tüdrukust ja emast, kes kudus kangas telgedel, on hea näide. Tüdruk nägi alt vaid segadust, niide, mis jooksid kaootiliselt. Kuid kui ema lõpuks ta kõrgele tõstis, nägi tüdruk pealt imelist mustrit. Nii on ka Jumalaga. Tema näeb tervikpildi. Tema teab, mis sünnib ja miks. Ja me peame usaldama hea tegija isandat. Kui töö tundub vahel rasked, kui väsimus ja valu on suured, võib meelde tuletada, Jumal juhib mustrit. Iga patrull, iga sekkumine, iga kadunud inimene, kelle leiad, iga kodu, mille päästate. See kõik on osa Jumala
suuremast teost. Politseitöö on rohkem kui amet, see on kutsumus. Te ise seisate korra eest, kaitsete abivajajaid, loodate hirmunuid, aitate eksinuid. Teie käed on sageli Jumala tööriistad. Kui leiate kadunud lapse, olete tema kaudu looduse tooja. Kui ennetate kuritegu, olete tema kaudu rahuhoidja. Kui loodate õnnetusest kannatanud, olete tema kaudu halastuse kandja. Kui seisate tõe eest, ka siis, kui on raske, olete tema kaudu valguse kandja. Apostlid Paulus ja Silas olid vangi pandud, sest kuulutasid Jeesus. Öösel nad palvetasid ja laulsid kiidust, kui äkitselt vangla uksed avanesid. Vangivalvur, arvates, et vangid on põgenenud, tahtis end tappa. Paulus hüüdis, ära tee endale kurja, sest me kõik oleme siin. Mida see meile ütleb, see lugu, et isegi pimeduses on Jumal tegutsemas. Et tema saab avada uksi ja muuda südameid. Ka teie, armsad politseitöötajad, võite olla need, kes takistavad kellegi elu traagilist lõppu, kes ütlevad õigel hetkel, ära tee endale kurja. Nii nagu laps usaldab ema või isa, kutsutakse meid usaldama Jumalat. Tema on looja, tema on isa, tema on juht. Ka teie, kes olete emad, isad, tütred, pojad, oma vanematele teate, kui tähtis on usaldus peres, sama on Jumalaga. Tema ei jäta meid, ta juhib, õpetab, kaitseb. Armsad vennateed, teie töö võib sageli olla tänamatu, kuid taevas ei jää ükski heategu märkamata. Jumal annab jõudu, kaitseb ja juhib. Kui üksinduse tunne või astuvad raskused, siis palve annab tuge. Kui maailmas iga poliitiline tuul pöörab ühiskonna suunda, olete teie need, kes hoiavad kinnisasti kätte tõde ja korra. Teie töö ei ole lihtsalt amet, see on kutsumus. Olen näinud, kuidas teie ühendumine õiglusele võib muuda inimeste elusid. Jumal on meid loonud, et oleksime hea sõna ja hea teo kandjad. Püha kiri ütleb, teie valgus paistku inimeste ees nõnda, et nad näeksid teie häid tegusid ja austaksid teie isa, kes on taevas, Matteus 5:16. Kuid täna pöördume erilise tänutundega teie poole, öeldes, et teie hea nimi loob rahva usaldust. Te olete rahukaitsjad, abistajad ja õigluse eest seisjad. Iga teie aus ja kaastundlik otsus mõjutab kogu ühiskonda. Meie president Alar Karis on öelnud, politsei on Eesti rahva turvatunnetuse alus. Apostel Paulus on meenutanud, valitsejad ei kanna mõlga asjada, nad on Jumala teenrid karistuseks sellele, kes teeb kurja. Rooma 13:4. Iga kord, kui lohutate ohvrid, leiate eksinud inimesi või peatate kuriteo, te olete Jumala käe tööriistad. Teie tee on tihti raske, täis öid, kriise ja tänamatut vaeva, kuid Jumal ei unusta mitte ühtki teie sammu. Pühakirjas on öeldud, ärge väsige head tegemast, sest õigel ajal saame õiguse, kui me ei väsi. Galatia kirja 6:9. Ning Jeesus kinnitab, õnnistatud on rahutegijad, sest need hüütakse Jumala lasteks. Matteus 5:9. Nüüd Jumala käest palume teile julgust
sest ta kindlalt ka siis, kui teid koheldakse tänamatult isegi. Jumala käest palume teile eriti kannatlikkust, tarkust leida tasakaal seaduse, raamuse ja inimsuse vahel. Palume kindlust hoida usku headusse isegi pimedaimas öös. Me ei ole kunagi üksi, Jumal ütleb, ära karda, sest mina olen sinuga. Jesaja 41:10. Tema kõnnib koos meiega, teiega, eriti patrullidel, kriisikõnnedes ja öötundidel. Õnnista, kallis issand, Jumal, politseinikke, kes valivad iga päev seista õigluse eest. Palume, püha isa, kaitse kõigi, kes kannavad vormi ja kannavad vastutust teiste eest. Anna meile jõudu väsimuses, tervist haigustest, rahu südames. Õnnista ja kaitse Eestit, meie rahvast, peresid ja meie tulevikku. Jumal ei küsi meist täiuslikkust, ta otsib ustavust. Ja see ustavus, mida teie iga päev kannate, on märgiks, et Jumala rahu selles maailmas, meie väikses riigis, leiab kindla koha. Olgem julged ja jäägem ustavaks, sest Jumal on ustav oma armastuses. Jumal õnnistagu teid ja hoidku teid. Jumal valmustagu teid ja andku teile rahu. Jumal täitku teie südamed oma armu, armastuse ja tarkusega. Nüüd julgustas Priidu mind, et armeenia keeles saab, see vana armeenia keeles, mis on külanud saanud 1700 aastat, Jeesuse Kristuse isanda palve lauluga. Armeenia keeles, nolet. Aile vor jälginsest, sorbierici anunco, jegesse arca iutiunco, jericin canco, vorbes jälgins jeviergin, sats me anapasur, turmes asur, tumes spartis me, vorbes jemet, tounk meruts, alta panats, jevmitani zmesi porțutiun, altat jai ceare. Am holimult Iesel, Paame. Aitäh, Armen. Ma tänan armastuse eest. Jumal on andnud teile eelmise laulu hääle. Seal arameia keelest vist on tõlgitud eesti keelde, ma saan aru ka juttu muinasjutu. Tahaks hea öelda, et väga vanad muinasjutud me hea meelega kingime Ansale, Tartu vennale, Priidule. Siin on muinasjutud ja väga suur rahvatarkus. Ja mis on hea, et Armeenia Rahvusühingu toetusega me saime tõlgitud armeenia keelest eesti keelde. Saab kingitus ja lugeda kakutus. Ja muidugi meil on eksemplarid kindlasti, me palume, et aastal Priidu edasi jagaks, meil on olemas need eksemplarid, soovijad saavad. Ja, mul on palju lapsi, kes põnevusega ootavad neid lugusid, aga on ka teil lapsi, kelle saab jagada. Ja meil palume, see eesti keeles see meie isa palve. Palvesse, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid.
issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.